Jamaica bobikoondise liikmed Robbie ja Bobby ja nende hull treener Kobi. Oled kindel kaits või? Ja. Üles on vaja jõuda ainult. Ja see mees peaks nüüd olema juba kirjade järgi, kui siin natukese üldplaanis nägime, juba samal tõusul. Jah, täpselt. Espen Harald Bjerke. No väga uhke lennuka sammuga, aga vaadake, seal taga tuleb Irsi Magal. No muidugi esimesel ringil ja muidugi märksa särtsakama sammuga. Jamaica bobikoondise liikmed Kobi ja Robbie või olid nad Bobby ja Nobi? Kondula olümpiamängud 2015 ja nende start. Meil on meeskond taga. Davai, lükka! Senised ka! Lükka Lammi! Lükka! Küsi jätkale! Võitlevad. Mehed võitlevad. Kohe näha, et Jamaica hing on sees. Mehed võitlevad viimase hetkeni. Jamaica bobikoondise liige Bobby on samas tulemas mäest alla. Ja stiilipunktid 9, 10, 8, 7, 6. Ja Robbie tuleb, võimsalt paaris lüketega, paaris hooga ja ta tuleb. Ja stiilipunktid on 9, 9, 10. Esmamulje. Jamaica bobikoondise treener Kobi. Juhitavus on 0. Kelku tuleks natuke parandada. Esiots peab, taguots hakkab loopima. Alajuhitavus, ülejuhitavus, ma ei tea. Oi, no nii. Olümpiamängudel nii noorelt ja juba täiskasvanute koondises. Mis tunne on? Hästi on tunne. Kas sa saad hakkama? Kas te naasete ka kodumaale Jamaicale tagasi? Jah. Kindlasti. Ei ole plaanis jääda siia kelarahade peale? Ei. Soome naine võtta endale? Jah. Mingi jämedam siuke. Suure kondiga? Ma tahan laskema. Kellele ei meeldi trenni teha? Ma pean laskema. Laskema pead, jah, okei. See on sinu töö, teie töö. No nii, Jamaica bobikelgu koondise liige Romeo Vilipuu. Kuidas teile tundus see allalaskmine? Kas oli kerge või oli see raske? Kohe kutsun politseipoisi just teile. Kas teil Jamaicas käibki nii või? Tühme või? Poisis! Päris ilusasti siin tõusunukil libisema, aga muidugi Svartedali tehnikat hinnaldes ärgu, unustage tema niisugust füüsilist eripära, tugev jässakas. Svartedal kaotab Veerpalule 3,8 sekundit ja läheb teiseks. Veerpalu, Svartedal, Bjerke ja Mae on neljanda vaheajaga 8,4 sekundit taga Andrusest, kui stardis on Jens Vilbrik. Vaata, kus on toislased. Vaata, kus see. Lähevad kinni. Kurat tahaks ma teada see. Kaks 2015 olümpiamängud Konduras ja Jamaica koondislane Kobi tuleb ja tuleb.
Jamaica bobikoondise treener Kobi lõhkus just Jamaica ainukese bobi ära. Rohkem bobisid meil pole. Nüüd peame jääma siia Soome tööle, et teenida uue bobi raha. Kurb. Kas tundub, et me jääme pikemaks ajaks siia Euroopasse tööle, et uue bobi raha kokku teenida? Jääme, aga... See on juba teine bobi, mis läks... Kelke ja asju hakkame tellima Norrast või kuskilt. Nii. Sellepärast, et need ei pea siinsestele oludele, karmidele oludele vastu. Okei, no me olime valmis, me valmistasime need kelgud Jamaica tingimuste järgi, eks ole? Ja niimoodi kuskil palmi vahel on nagu okka. Ja liiva peal, peemme liiva peal, aga siin Kondula olümpiamängudel me hävisime ikka täielikult määrde ja kelgu valik. On, Robi, et tundub, et me jääme siia kauemaks, et Jamaicale me nii pea vist tagasi ei lähe, eks ju? Mõlemad kelgud on katki. Ega me ennem tagasi saa minna, kui me oleme teeninud nii palju raha, et me saame uued kelgud osta. No siit saab nüüd juba väga olulise pildi, kuidas on meeste suusad, milline on meeste vorm sellel raskel tõusul. Jaak on natukese uuemad suused võtnud, aga ka mitte viimase 2 aasta toodangu selleks tänaseks võistluseks. Ja otse üles. Otse üles ja see on nüüd, näete, väga tõsine märk, väga hea märk. Kusjuures üleile testis Jaak Suuski siin ja vaatas, proovis väljalebisemist ja ütles, et midagi teha ei ole. Sula puhul võtan ikka need vanad paarid. On uusi paare toodud, mis ilusti tema jaoks tehtud, aga ei, need vanad töötavad paremini. Aga võib nii öelda, et meie tiigrid tulevad pea püsti tagasi koju, kui nad seda muidugi ükskord teevad. Kahtlen selles, heaoluriik nagu Soome, siin on ju suuremad võimalused, paremad võimalused nii treenimiseks kui ka elutingimusteks. Aga eks elu näitab. Veel viimane auring siis fännidele meie tiigrite poolt, Robi ja Bobi ja Jamaica bobikoondise liikmed. Olgu nende liug pikk.